Hiiumaa Muinsuskaitse Selts on tegelenud vabadussõjas osalenud hiidlaste teemaga 10 aastat. Nagu te olete võib-olla kuulnud, Servast on käimas vabadussõja mälestusmärgi tööd ja tänane meeskond Patrik Rang ja Enn Veevo on just nimelt otsinud neid mehi Hiiumaalt, kes on seal vabadussõjas käinud ja tegelevad sellega veel aastaid ja aastaid. Kohe te täna saate kuulda, mis see töö endast kujutab, kui suur ja lai ta tegelikult on ja mida me võiksime sellest teada. Ma ei tohi ära unustada, et tänast sündmust toetab kohaliku omaalgatuse programm ja see oli üks projekt, mille üks osa oli siis ka selliste ettekannete korraldamine. 2 korda me veel räägime enam-vähem sama juttu homme Pühalepa vanameestele ja ilmselt siis ka Kõrgessaare piirkonnas räägime veel sama juttu ühe korra. Aga laseme tähtsamad inimesed rääkima. Siim Õismaa, olge lahke. Asjad ühele käsi. Tere, minu nimi on Siim Õismaa, olen Eesti Sõjamuuseumi teatri koguhoidja ja täna teen teile siis loengu vabadussõja teemadel. Ärge muretsege, see on kõigest 84 slaidi. Nii et selles mõttes me läheme süvitsi kõikide asjadele, ma üritan see umbes 45 minuti siis kõik ära panna. Aga räägime siis tegelikult sellest olukorrast, mis oli enne vabadussõja algust. Ehk siis teaduvasti 1914-1918 puhkab esimene maailmasõda, mis tipnub sellega, et Ida-Euroopas langevad suured impeeriumid lõppkokkuvõttes ja Eestil tekib harukordne võimalus kuulutada välja iseenda iseseisvus. Ja see kaart, mis mu selja taga on, siis näitab siis tegelikku olukorda laias laastus siis 1918. aasta siis märtsi seisuga. See kollane joon näitab siis Saksa vägede edenemist siis 1918. aasta märtsis ja sinna kaasa arvatud ka siis Eestimaa ja Lätimaa ja ülejäänud siis Kuramaa ja Leedu okupeerimisega. Aga natukene siis sellest nagu eelloost. 1917-1918 on iseenesest Eesti ajaloos väga huvitav põhimõtteliselt 1,5 aastat. Sellepärast, et selle ainuüksi esimese 8 kuuga vahetub riigikord 2 korda. Vene impeeriumist saab vabariik, tõenäoliselt ainukene Vene ajaloos ainukene demokraatlik ajajärk nende ajaloos. Ja läheme siis nagu Eesti juurde peale siis veebruari revolutsiooni, õigem siis 30. märtsil, liidetakse siis Eestimaa ja Põhja-Liivimaa Eesti alad esmakordselt üheks kubermanguks. Ja ühelt poolt siis antakse ka Eesti kubermangule ka autonoomia ja kutsutakse kokku ka maanõukogu. Maanõukogu kokku kutsumine on väga oluline, sest et kõik otsused, mis puudutavad Eesti riiklikku iseseisvust, kuni vabadussõja esimese päevani, kuni asutava kogu avaistungini, põhinevad maanõukogu otsustel. Ja maanõukogu oli siis põhimõtteliselt esimene Eesti parlament, mis koondas siis praktiliselt kõik Eesti erakondi, poliitilisi esindusi, ärksamaid tegelasi, välja arvatud kommunist. Ja peale oktoobrirevolutsiooni, kui Venemaal tulevad võimule kommunistid, siis Eestis kujunes välja omamoodi kaksikvõim. Maapiirkondades oli pigem maanõukogu käes, mis tugines suuresti rahvusväeosadel ja linnapiirkondades oli see pigem siis nüüd uue Eestimaa tööliste soldatite saadikute nõukogu ja nende käes. Ja
Lisaks ka sellele jaanuarist 1918 enne Saksa okupatsiooni algust toimus ka Eestis ka esimene Asutava Kogu valimine, mis muidugi ebaõnnestus, sellepärast et kommunistidel selgus peale esimesi valimistulemusi, et nad saavad hävitavalt saavad siis need valimistel lüüa. Ja 1918. aasta lõpp või algust õigemini tähendab ka seda, et Eesti okupeeriti Saksa vägede poolt. Ja 1917. aastal veel üks oluline asi, mis paneb aluse hilisemale vabadussõjale Eesti sõjaväele, on siis rahvusväeosade formeerimine. Nimelt 1914. kuni 1917. aastani Eesti aladelt mobiliseeriti Vene armeesse umbkaudu 80 000 meest. See on tolleaegsest elanikkonnale võttes umbes 8% tervest elanikkonnast, mis on päris suur arv. Esimeses maailmasõjas saab hukka hinnanguliselt 16 kuni 20 000. Ja kui 1917. aastal hakati rahvusväeosi moodustama, siis põhimine idee oli tegelikult üksustel moodustamisel tuua tagasi Eestisse mobiliseeritud mehed. Mis 1918. aastast ka suuresti õnnestub. Sest et 1918. aasta alguseks on tagasi tulnud umbes 43 000 sõdurit, allohvitseri ja ohvitseri, kellest hiljem, kui hakkab pihta vabadussõda, kujunebki välja siis selle Eesti sõjaväe tuumik. 1918. aastal tuleb neid mehi veel juurde, kes saavad tagasi ja lisaks kuni veel 1920. aastateni. Ja lähen siin hästi kiiresti, hüpates nii-öelda vabadussõja heelhetkesse. Vabadussõda ongi üks osa nii-öelda ka tegelikult Venemaa kodusõjast, mis puhkab siis Vene-valgete ja punaste vahel. Nii et see kaart, mis näitab ka tegelikult seda olukorda laias laastus novembrikuu algusega, kollane joon näitab siis seda Saksa vägede edasitungi piiri ja punased jooned näitavad siis kommunistlike jõudude rindeid ja need siis lillad ringid näitavad siis Vene-valgete koondisi. Sest et rööbiti Eesti vabadussõjaga on just läbi saanud Soome kodusõda või Soome vabadussõda, oleneb kellele, kuidas meeldib see nimetada seda asja. Koos meie vabadussõjaga hakkab pihta Läti vabadussõda, Leedu vabadussõda, Poola saab oma riikliku iseseisvuse kätte 11. novembril 1918 ja kuni 1920. aastani peab maha 3 suuremat sõjalist kampaaniat, et kindlustada oma Poola riiklik iseseisvus. Lisaks on meil Ukraina olukord. Ukrainas on üks vahe 2 sellist poliitilist joont, kes tahavad Ukraina iseseisvust, aga omavahel on sõjajalal. Läheb 100+ aastat mööda ja üks päev ongi kõik enne. Ja lisaks on Taga-Kaukaasia vabariigid, kes iseseisvuvad, me räägime siis tänapäeva mõttes Gruusiast või Georgiast, Armeenia, Aserbaidžaan ja lisaks veel Kesk-Aasia vabariigid, kes siis sõdivad osaliselt tegelikult Nõukogude võimu vastu kuni 30. aastateni välja. Et kogu see asi nagu keeb siin Ida-Euroopas. Ja samal ajal on esimene maailmasõda just läbi saanud, Compiègne'is on sõlmitud vaherahu ja 1919. aasta alguses hakkab Versailles pihta rahuläbirääkimised. Ja rööbiti Ida-Euroopas toimub korralik sõjategevus, mis tegelikult lõpeb alles ära 1921. aastal. Novembris 1918 on Eesti olukord suht kaunikesti raske, sest et Saksa okupatsiooni tuntakse Eesti ajaloos ka mõneti nagu musta suve all. Sest et kui oleks võimalik sakslastel ära võtta ka rohi ja muru ja puude lehed ja põhimõtteliselt nad oleksid teinud seda. Kui oleks leidnud mingisugust otstarvet nendele. Sest et Saksamaa ise alates 1915. aastast on sisuliselt näljapajukil ja Ida-Euroopa vallutatud alad olid nende jaoks väga head ressursside poole pealt ja tegelikult 1918. aasta jooksul, näiteks ma toon lampi numbri, Eestist viiakse ära 778 suurtükki, 37 millimeetrist alates 220 millimeetrini.
770. Vabadussõja lõpuks on Eesti sõjaväel 247 suurtükki. Nii et mõtleme nüüd nagu selle numbrite peale, mis lihtsalt ära vieti. Ja kõikidest laevadest, asjadest, millega veel Eesti käib veel hiljem Saksa riigiga veel mitut puhku kohut, nii et suhteliselt karm olukord. 11. novembril, mis on oluline siis Kaitseliidu jaoks, siis mida me peame siis ka Kaitseliidu algkuupäevaks, oma kaitse organiseeriti ümber siis Eesti Kaitseliiduks ja kuni siis sõjaväe formeerimiseni, kuni siis 21. novembrini, siis on tegemist siis põhimõtteliselt Eesti sõjaväega. Ja algselt siis idealistlikult loodeti, et piisab vabatahtliku mobilisatsiooni väljakuulutamisest, et meil on siis umbes 12 000, eks laias ühe diviisi jagu mehi on olemas. See suuresti ebaõnnestub. Ebaõnnestub ka mitmetel põhjustel, ainuüksi sellepärast, et ei usutud ka Nõukogude Venemaa sissetungi, aga 22. novembri varahommikul see asi kõik jällegi muutub. 13. novembril Nõukogude Venemaa tühistas kõik eelnevad lepingud, mis ta oli siis kirjutanud nii Saksamaa või Saksamaa liitlastega. Ja novembri lõpuks oli Eesti piirialadele koondatud laias laastus 12 000 meest. Umbes 6 000 ülesse põhja ja kopikaid natuke vähem lõunasse. Need on natuke umbkaudsed arvud. Ja lisaks siis üks osa pidi ka hõivama siis ka Põhja-Läti territooriumi. Ja Eesti sõjavägi tol hetkel, läheme lihtsalt hästi kirjutad, on laias laastus 2500 meest. Enamik neist on tegelikult siis novembrikuuses koondatud just Viru rindele, kuna Viru rinne ehk siis Narva jõejoon, mida siis peeti kõige ohtlikumaks suunaks, sest et põhimõtteliselt, mida tol hetkel Eesti valitsus ja sõjaväejuhtkond teadis väga hästi, kui kaotatakse Tallinn, on kõigega lõpp. Tallinn kui kõige suurem sadam ja kõige suurem taristu ja selle kaotamisega poleks olnud ka sisuliselt sõjalistel operatsioonidel Eestil enam suurt mõtet. Lihtsalt oleks kaotanud ära kõige suurema sadama neid ainuüksi. Ja rahvavägi oma väikeste numbritega ei olnud tegelikult suuteline ka seda Punaarmee sissetungi kinni pidama, kuigi peeti lahingut päris edukalt. Natuke pilte ka vahele. Pealinnas käinud on Vabaduse väljak. Hästi palju teksti, aga 28. novembril siis puhkeb Vabadussõda ja seda me loeme Vabadussõja alguseks sellepärast, et see on esmakordselt, kus siis sõjategevuse osalevad Eesti üksused. Toon lihtsalt paralleeli ühest teisest sõjast, siis näiteks Landesveri sõda lätlaste jaoks hakkab pihta põhimõtteliselt 2 päeva peale meid, sellepärast, et nendes esimestes 2 päeva jooksul ei osale mitte ühtegi Läti üksust. Nii et selles mõttes see on kuidas dateerida asju. Kuigi kui me võtame põhimõtteliselt, mina ajaloolasena loen õigeks 22. kuupäeva, aga see selleks. Lähme siis kaanoniga edasi. Ja ajutine valitsus siis saatis Narva alla kõik käepärased olevad väed ja kaitset asus juhtima 1. diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson ja ma olen ka siit välja toonud ka siis diviisile allunud üksused. Lisaks ka Lõuna-Eestile formeeriti siis diviisi 1. brigaad polkovnik Ernst Lindbergi juhtimisel, mis hiljem siis reorganiseeriti ümber teiseks diviisiks. Ernst Lindberg tagandati muideks Tartu lahingute tõttu reameheks mõneks ajaks, sest et tema ei suutnud näiteks Tartu linna kaitsmist organiseerida detsembrikuus 1918. Aga Vabadussõja alguseks pannakse paika siis põhimõtteliselt siis nagu kõige tähtsam asi, siis kõrgem juhtimine. Sõjaväe kõrgemaks juhiks sai siis peaminister ja siis ühtlasi sõjaminister Konstantin Päts. Hiljem siis, kui valitsust vahetusid, siis vahetus ka siis nimi. Hiljem on Otto Strandman ja siis Jaan Tõnisson. Algselt loodi siis peastaab, ülemaks siis kindralmajor Andres Larka ja operatiivstaab, polkovnik Johan Laidoner.
ja sisekaitseülemaks sai kindralmajor Ernst Põder, kellest ühtlasi sai ka Kaitseliidu ülem ja sisekaitseülemana muideks olid temal täpselt sama suured õigused kui kindral Laidoneril. Tema allus hiljem ainult otse Laidonerile, jättes vahele ajutise valitsuse ja uskuge mind, tol ajal demokraatlikus Eestis tekitas see väga palju paksu pahandust. Keda huvitab, võtke Tigaris ette Eesti sotsiaaldemokraat 1919. aasta alguse poole pealt või Kaja või isegi Vabamaa näiteks, kus siis ikkagi räägitakse seda, et Põder ikka tagalas on väga diktaator. 23. detsembril määras ajutine valitsus sõjaväe ülemjuhatajaks polkovnik Johan Laidoneri, kes siis 24. veebruaril ülendati siis kindralmajoriks. See on siis ka natukene siis punavägede edasitungi. Punavägede edasitung Põhjarindel ehk siis või siis Viru rindel ei toimunud väga kiiresti, sest et ühelt poolt need vähesed jõud, mis Eestil olid tol hetkel, osutusid suht hästi vastupanu ja lisaks ka ilmastikuolud mängisid väga suurt rolli, sest et detsembrikuu teine pool muutus suhteliselt tüüpiliseks Eesti ilmaks. Lumi, jää, palju vihma ja siis veel külmetab otsa ka veel on. Ja kui lugeda vange langenud punaarmeelaste ülestunnistusi, siis kui räägitakse sellest, et teed on nii libedad, et keegi püsi tee peal, siis muidugi see aeglustas ka nende liikumist ja lisaks ka Punaarmee enda logistika tegelikult ei töötanud väga hästi. Samal ajal, kui Eesti väed taganesid järk-järgult siis Kuusalu või Salmistu Paide joonele, siis samal ajal rööbiti siis organiseeriti sõjaväe tagavet ja formeeriti uusi väeosa ja neid saadeti rindele. Nii et kui Punaarmee üksused jõuavad sellele joonele, siis Eesti sõjaväe suuruseks tolle hetkeks on juba 15 000 meest. Nüüd üks oluline peatükk Eesti vabadussõja ajaloos on siis Suurbritannia abi. Suurbritannia on olnud Eesti kõige tihedam sõjaline liitlane alates siis 1918. aastast. Ja Suurbritannia siis saatis Balti merele ja hiljem siis Läänemerele oma kerge eskaadri, mis küll oli pisikene oma esimese formatsioonis, aga samas oli ta piisavalt suureks ohuallikaks, et punalaevastik ei julenud Kroonlinnas suuremate jõududega välja tulla. Ja mis on kõige olulisem, siis Briti laevastiku tulekuga kindlustati Eesti mereteed Lääne-Euroopaga. Sest et praktiliselt kohe, kui nii-öelda mereteed olid brittide kontrolli all, siis Eesti kaubalaevad asusid ühendus Suurbritannia ja Prantsusmaaga, et sealt tuua Eestisse sõjavarustust. Ja ma võtan lihtsalt sükse laheda lampi numbri, et Suurbritanniast ainuüksi toodi sõja jooksul Eestisse ära 177 000 paari saabast, millest pooled anti välja. Ja lisaks pool Eesti suurtükiväest kuni lennukiteni välja. Mille muideks noor Eesti Vabariik maksis 20. aastatel rõõmsalt kinni. Nii et me oleme üks vähesed Euroopa riike, kes on suutnud oma sõjavõlad ära tasuda. Britid osalesid ka siis sõjategevuses ühtet puhku. Kokku siis hukkus sõja jooksul 118 meremeest ja lendurit. Aga edasi. Siin on siis Briti eskaadri ülem esmakordselt siis Tallinnas. Sinclairi ees on kindral Laidoner ja see, kes praegu nii-öelda heleda mütsiga on siis August Rei, kes on siis tol hetkel maanõukogu aseesimeheks või esimeheks lauseks. Briti eskaadri tegevust, kus vangistati üks Punaarmee punalaevastiku hävitaja Avratvil, mis hiljem sai siis nimeks lennuk ja mida siis kasutati kuni siis sõja lõpuni.
Jaanuariks on olukord rinnetel enam-vähem stabiliseerinud ja Eesti väed lähevad suhteliselt kiiresti ka vastu pealetungile. Punaarmee enda olukord on kaunikesti halvaks muutunud, sellepärast et Punaarmee ei suuda tagada eriti näiteks Põhja-Eestis oma nii-öelda logistikat, mis on jällegi naljakalt öeldes 100 aastat hiljem täpselt sama probleemi otsas kohati. Nimelt Punaarmee ei suutnud korda teha Narva jõe sildasi terve novembri-detsembri kuu jooksul, mis tähendas seda, et keskmisel punaarmeelasel oli 3. või 6. jaanuariks 10 padrunit ja 1 soe toidukord 3 päeva jooksul. Eestis on talv. Ja talvisel ajal tähendab miinimum on 1 soe toidukord päevas, kui mitte rohkem, sest et su keha vajab energiat. Ja sa pead veel sõdima ja kuskil kaevikus istuma või kuskil lumekünkas istuma. See ei mõju ka moraalile väga hästi. Aga õnneks Punaarmee selles mõttes ei tahtnudki võib-olla oma olukorda parandada ja Eesti väed lähevad suhteliselt kiiresti vastu pealetungile, mis tähendab seda, et 19. jaanuariks on tagasi võetud Narva linn ja 22. jaanuariks on kindlustatud Narva jõejoon ja 3. veebruariks on kindlustatud Valga Võru joon, 3. veebruaril jõuti ka Pihkvasse, mis küll jäeti mõned päevad hiljem maha, Petserisse, mis jäeti küll mõned päevad hiljem maha. Ja tegelikult 3 nädala jooksul vabastati Eesti territoorium. Hiljem Punaarmee enam kordagi nii sügaval Eesti territooriumile tunginud. Natukene kaarte liikumisega, kui näete ka nagu kuupäevasi, siis tegelikult liigutatakse sisuliselt laias laastus 30–40 kilomeetrit päevas, mis on arvestades tolleaegset teeolusi suhteliselt hea saavutus. Siin on siis ka sõjategevustest nagu Lõuna-Eestis kaardi järgi. Väidetud, see pilt on tehtud Anton Irve poolt. Väidetavalt. Aga siin on siis Eesti soomusrongid tungimas peale Tartu linnale, taga on näha Tähtvere tuulikut. Ja nüüd ühest süksest natukene teisest asjast, mis käib natukene selle Vene kodusõjaga kaasas ja mis käib üldse tegelikult ka tänapäeva mõttes ka Vene föderatsiooniga kaasas. Ehk siis vallutatud aladele luuakse marionettvalitsusi. Eesti aladele loodi samamoodi marionettvalitsusi Eesti Töörahva Kommuuna nime all ja Eesti Töörahva Kommuunale siis nominaalselt kuulus võim terve Eesti territooriumil, mis siis Punaarmee käes. Tegelikult allusid neile ka Eesti Punaarmee üksused, mis reaalsuses, tegelikult ei allunud. Ja kõige paremini, millega Eesti Töörahva Kommuuna alguse hakkama sai, siis alustavalt öeldes on siis nagu see pildi pealgi, on näha siis Palermo metsas üles kaevatud massihauda. Ainuksi siis 3 ühisauast leiti kokku 82 surnukeha. Kokku Eesti Töörahva Kommuuna terrori tõttu hukkub Eestis pea 680 inimest. Muideks see on ka üks väga oluliseks selliseks moraalitõstjaks Eesti poolele, sest et nähti, et kommunistid teevad halba meiega. Peale esmakordselt, kui nende piltide avaldamist nii Eesti meedia, Eesti ajakirjades ja tänavapostidel ja hiljem muideks, need on ka esmakordselt, Palermo pildid on ka esmakordselt pildid, mis on avaldatud Inglismaal ja Prantsusmaal kommunistide kuritegudest. Et jällegi üks asi, milles me kõik esimesed oleme. Ja on ka näha näiteks ka vabatahtlike arvu tõusu just jaanuaris, veebruaris, mida võiks siis rääkida natukene ka siis sellise tänu sellele, et kommunistid viisid Eestis väga palju veretöid korda, saatsid väga palju veretöid korda. Kriitilised kuud vabadussõjas on siis märts-aprill 1919, kus siis sõjategevus on peaasjalikult Lõuna-Eestis. Kõige ohtlikumaks
läheb Võru all, kus aprilli keskpaigas on rinne umbes 3 kilomeetri kaugusel linnast. Ja ka hiljem kindral Laidoner oma mälestustes on öelnud, et aprill oligi täpselt see kuu, kus kas nüüd või kõik. Sest et tuleb arvestada, et suurem osa Eesti sõjaväest selleks hetkeks on olnud non-stop alates novembrikuusest rindel. Mis tähendab seda, et enamik sõdureid on väsinud. Ja tegelikult on mõneti natuke nime, et selle aprillis vastu suudeti pidada sellest, kui me räägime siis ülekaaludest, siis kui terve Heinaste ja Petseri vahelises rindelõigus tegutses umbes 20 000 Eesti sõdurit, siis sõditi umbes 60 000 vastu. Vabadussõjas on siis 1:4 suhe on täiesti normaalne. Eesti versus Punaarmee. Ja siis need üksikud olukorrad, kus eestlastel on arvuline ülekaal Punaarmeest, siis saadatakse miski pärast lahingus kaotusi. Pajulahing. Ja neid. Aga aprilliks või maiks on tegelikult siis olukord ka natuke muutunud. Siin on kaart on ka natuke varasemast ajast. Eesti väed on, kui näete seda ülevalt joont, siis Eesti väed on siis vabastanud suuresti siis oma territooriumi. Lisaks samal ajal on asunud Saksa väed Lätis ja ka siis ka Ida-Preisimaal oma piiri kindlustama. Lisaks ka veel Leedu vabadussõda aktiviseerub ja ka poolakad. Ja Lõuna-Venemaal tänapäeva siis ja tänapäeva Ukraina aladel siis Lõuna-Venemaa relvajõud, kes seda juhtis Denikin, aktiviseerusid ja selles mõttes kergendas nii üleüldist rindeolukorda ka Eestis. Siin natuke Eesti soomusautosid ja vabadussõjast. Soomusautosid me ehitasime ise veoauto baasil, soomuskarp ümber. Nägid välja väga koledad, aga töötasid. Ja ka need Eesti sõdurid ka nüüd väga palju ilusamad ei olnud. Pärnu kaitsepataljon, hilisem 9. jalaväepolk, see on siis kevadel 1919. Ennem seda, kui nad on kätte saanud korraliku Briti varustuse, kus nad hakkavad isegi välja nägema nagu sõdurid. Muideks 9. jalaväepolku siis hilisem, tähendab kindral Tõnisson siis oma mälestades kutsus neid Pärnumaa lõvideks. Nii. Kaartide järgi seda lihtsam vist öelda. Tegelikult nii on. Mais 1919 Eesti sõjavägi läheb üleüldisele vastu pealetungile, rööbiti koos loodearmeega ja eesmärgiks siis on tegelikult siis Eesti üksustel toetada loodearmee edenemist. Loodearmee hakkab siis edenema ülevalt põhjast Peipsi järve äärest suunaga siis Jamburg-Oodova. Eesti vägede puhul oluliseks oli siis Lõuna-Lätis Alukšne linna kätte saamine, kuna tegemist on teede sihtkohaga ja vajadusel siis ka Pihkva linna kätte saamine. Siin kõrval ühel väiksemal kaardil on ka siis Eesti ratsaväe nii-öelda suurrünnak, mis algas pihta Võru alt ja jõudes välja siis Krutspilsi, mis on siis põhimõtteliselt pool Latkala vabastati ära maikuu lõpu ja juunikuu algusega. Ja need rohelised jooned siis kaardi peal on siis Põhja-Läti üksused. Nüüd ma natukene ja Pihkva ja samamoodi siis ka mai pealetungidega valutati ära ka Eesti vägede poolt näiteks ka Pihkva linn, kus siis 30. mail Eesti sõjavägi korraldas suure paraadi. Mitte sellepärast, et väga oli vaja paraadi korraldada, aga puhtalt sellepärast, et näidata vene-valgetele koht kätte, et kes on tegelik peremees ja hirmutada vastaseid. Nüüd ma natuke jään pikemaks sinna istumise Balti Landesveri peale, sellepärast väga nagu Landesveri sõda ümber jutustama, sest aga pigem on küsimus see, et mis asi see Landesver tegelikult oli.
Balti Landeswehr ehk siis Landeswehri sõda on üks osa Eesti vabadussõja sellisest suuremast ajaloost. Ja Balti Landeswehr kui selline siis pidi olema Balti sakslastest, eestlastest, lätlastest formeeritud väeosa tulevase Balti hertsogriigi nii-öelda armeeks. Balti hertsogriik oli siis Balti-Saksa aadelkonna idee tekitada siis Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa rüütelkondade, Saaremaa, Hiiumaa, Saaremaa, ka siin on muidu kaasa arvatud, tekitada siis nii-öelda Balti hertsogriik, mis oleks personaalunionis Saksamaaga, eelkõige siis Preisimaga. Me olime nii lähedalt saada kuningriigiks. Aga Saksa ülemjuhatusele see idee väga ei meeldinud, sellepärast selleks tekitanud olukorra, et neil on mingisugune armee, mis tegutseb nende jurisdiktsioonis, aga ei allu neile. Ja Saksa armee ülemjuhatuse nõue oli see, et okei, te võite oma isikliku koduarmee seal luua, aga te peate kõik võtma sinna sisse ka kõik Baltikumi rahvad, mis muidugi meeldib ka baltisakslastele ja muidugi meeldib eestlastele, aga lätlastele ammugi enam mitte. Ja see asi nagu vindus nii kaua, et alles siis sisuliselt mõned päevad enne Compiègne'i vaherahu siis lõpuks Saksa 8. armee ülemjuhatus annab loa Landeswehri moodustamiseks. Ja just vast loodud siis Läti ajutise valitsusega Landeswehr astub nii-öelda siis sõjalisse liitu. Ja Balti Landeswehr ja siis Saksa ja Läti ajutine valitsus sõlminud omavahel siis lepingu, mille alusel siis Landeswehris olevad sakslased, riigisakslased saavad Läti kodakondsuse ja tasuta maa. Mis tekitas paksu pahandust kogu Karl Schulmanise valitsusele, sest et pooled Läti sotsiaaldemokraadid astusid tänu sellele valitsused välja ja see idee ei meeldinud mitte kellelegi. Sellepärast, et kus see maa ikka tuleb, kui nende samade Balti-Saksa maa omanike käest, sest et Läti valitsus endal maad ei olnud ju. Ja Balti Landeswehr siis tegelikult allub ikkagi 8. armeel ja hiljem siis Saksa 6. reservkorpusele, mida hakkab juhtima selline kurikuulus mees nimega Rüdiger von der Goltz. Ja tema määrab ka siis Landeswehri ülemaks Alfred Fletcheri. Ja Landeswehr siis sõja alguseks, või ütleme jaanuari alguseks on siis tegelikult siuke arvestatav sõjaline jõud isegi laias laastus 2000 meest. Ja detsembrist kuni siis maini võideldi siis Kuramaal ja Riial siis Punaarmee vastu. Ja kusjuures, et need Punaarmee viimaseks põhiliseks jõuks olid siis tegelikult Läti punased kütid ise. Ja märtsi teises pooles Balti Landeswehr koos siis Läti üksustega asusid ise vastu peale tungile ja jõuti siis Lieliupe jõe jooneni. 22. mail alustati siit ise vastu peale tungi ja võeti ära siis Riia linn. Aga vahepeal tekib baltlastel siuke huvitav mõte, et teeme riigipöörde. Mina nüüd kui päris ajaloolasena, olles läbi töötanud nii baltisakslaste mälestusi, nii lätlaste arusaami asju ja lugenud läbi ka Eesti sõjaväeluure raportit selle kohta, siis mida rohkem ma sellele riigipöördele vaatan, siis on põhimõtteliselt on ikka olukord selline, et 15. aprilli õhtul Hans von Soege-Manteuffel istub koos sõpradega baaris koos ja kuule, teeme homme riigipöörde. Seal ei ole mitte mingisugust isegi loogilist põhjendust sellele. Kuigi tõenäolisega Rüdiger von der Goltz on selle kõige asja taga ja me ei kunagi saab teada, mida ta rääkis Hans Soege-Manteuffelile, kuna see poiss saab 22. mail surma. Nii et me ei saa mitte kunagi teada otseselt seda, mida Rüdiger von der Goltz lubas talle. Tõenäolisega lubas ta midagi, aga mis see komm oli, keegi seda ei oska öelda. Ja
ka mis nagu Balti Landesveri nii-öelda siukse ärksamatele või ütleksime äärmuslikele eestele nagu hakkas nagu pinda käima on see, et Läti enda valitsus oli selline suhteliselt vasakpoolsete väljaütlemistega, aga lätlased ise üritasid tegelikult kaasata väga lätlasi toetama nende oma valitsust. Ja sellel olukorras siis poistel nagu tekkiski mõte, et teeme siis riigipöörd. Ja huvitaval kombel on see, et esimese asjana tunnistab Landesver pärast riigipööret otse sõnu Läti Vabariiki ja deklareerib, et eesmärk pole mitte Balti-Saksa valitsuse ametis upitada, vaid ebasõbraliku ja saamatu valitsuse asendamine sellega, kellele Landesver saaks alluda. See on väga nagu keskaelik lähenemine, et ma otsin endale paremat vasalli, kuna see vasall ei ole nii hea. Ja 16. aprilli viiakse riigipööre läbi. Ettekääneks tuuakse ühe leitnandi arreteerimine, millele ma ei ole leidnud vastust, et kas see vastab ka tõele. Tõenäolisega see leitnant Karl Stock on Noem de Guerre, ehk siis on tegelikult hoopiski varinimi, sest sama nimeline härrasmees figureerib ka Eesti sõjaväes umbes 3 kuud. Ja peale siis riigipöörde läbiviimist pandi siis valitsused juhtima Andres Niedra ja Ulmani sise põgenes siis arulaev Saratovi pardale, mida üks vahega kaitsevad Tallinna kooliõpilased, kes puhtjuhuslikud olid Liepaja sadamas vastu võtmas Eesti sõjavarustust. Ja nüüd on see osa, mis võiks nagu lätlastele ka natukene nii-öelda mitte väga meeltmööda olla, siis Landesveri alluvuses on Läti brigaad, mida juhtis Janis Polodiš, jäi riigipöörde katses erapooletuks. Tema üksus ei teinud mitte midagi, et takistada riigipööret. Isegi ta ei andnud mitte ühtegi käsku seda teha, sest et Janis Polodiš ei saanud Karri Sulmanisega tol hetkel läbi. Natuke aega hiljem on parimad sõbrad. Aga siin on üks teine asi ka, sest et Janis Polodiš jääb näiteks ka hiljem ka Landesveri sõjast jääb erapooletuks ja keelab Läti üksustel liituda Eesti sõjaväega. Sest et ta vihkas eestlasi. Eesti sõjaväeluure kirjutab seda. Janis Polodiše viha eestlaste vastu on täiesti põhjendamatu. Ja Eesti pool muidugi taunis riigipööret, aga jäädi ka nagu selles mõttes äraootavale seisukohale, et sest samal ajal, kui toimub riigipööre Lätis, on meil kibekiired lahingud lõunarindel Võru all, meil on vaja Võru linna kindlustada, meil on vaja oma sõjaväega üles luuda, et nii-öelda Läti mured olid tol hetkel natukene teise järguga. Aga võeti otsus vastu, et selles mõttes loodeti Antanti ehk siis liitlaste vahele sekkumisele, aga riigipööre tegelikult süvendas seda ebausku nii-öelda valitsuse vastu. Ja nüüd on see nagu huvitav, kuidas see tegelikult see kogu see asi pöörab hoopiski nende vastu, sest et ainsad, kes sellest asjast võidavad, on 2 inimest ja üks nendeks on Karli Sulmanis ise. Sest et peale riigipööret, sest et riigipöördega ei lähe kaasa baltisakslaste nii-öelda siis liberaalsem pool ja tegelikult siukene, ütleme ka isegi kohati võiks öelda siuke konservatiivsem pool ja Läti rahvusnõukoguga, mis siis põhimõtteliselt Läti parlament, liituvad nii baltisakslased kui ka need jõud, kes seni olid Karli Sulmanisega miski pärast vaenujalal. Ja Karli Sulmanist nähti kui legaalset ajutise valitsuse peaministrit. Nii et selles mõttes hoopiski selle samasse piisiske riigipöördega hoopiski tugevdati Karli Sulmanise võimu. Nii et rääkides natukene ka jõudude vahekorrast, enne kui Landesveri sõjast ma ei räägi praktiliselt üldse, sest et seda saate kooli õpiks lugeda või lähete YouTube'i, panete sisse Eesti Vabadussõda, võtate sealt ühe video sellel teemal. Aga mõningate müütide kuumutamiseks, sest et mis on jätkuvalt käibel, nagu oleksid Eesti üksused olnud võrreldes Landesveri sõja jooksul siis nii-öelda vähemuses. Ei, seda ei oldud mitte kordagi. Hiljem, et teha sellest nii-öelda suurem nii-öelda rahvuslik müüt, oli vaja lihtsalt numbrit vähendada.
22. juuni seisuga on Eesti pool toonud Põhja-Läti 12 000 meest ja naist, mis tol hetkel on umbes 20% kogu Eesti sõjaväega isikkoosseisust. See on lihtsalt ühe vastasega tegelemiseks. Ja siin ma olen ka välja toonud ka siis numbrid, kui suured need tegelikult on. 8000 need tagid ja mõõgad näitavad siis neid mehi, kes on otseselt sõjategevuses, aga jätame välja kogu tagal ja kõik sükse muu asja. Nii et sõja jooksul oleme tegelikult sakslastest ikkagi korduvalt ülekaalus. Ja mis puudutab ka siis Landeswehri sõja lahingutandrid, alates siis Lemsalu, Volmari ja Võnnu joonelt siis kuni siis päris siis Riia liinani välja. Landeswehri sõda läheb meil nagu selles mõttes edukalt. Esimesed kohtumislahingud ei ole nii head, ehk siis natuke katsetatakse üksteise piire. Aga samas, kui Saksa väed lähevad pealetungile 20. juuni varahommikul, siis 21. juuni keskpäevaks on Eesti pool üle võtnud initsiatiivi ja 22. juuniks on sisuliselt Landeswehri sõda läbi. Võnnu lahing on võidetud. Sest et seal on hästi palju põhjused, nagu näiteks see, et Balti Landeswehr ega ka Saksa vabakorpused ei toimetanud Eesti suunas mitte isegi korralikku luuretegevustki. Eesti üksused ilmuvad sakslastel luure teada annetadesse alles 3. juunil, mis on siis põhimõtteliselt 2 päeva enne sõja puhkemist ja selline pidev vastase alahindamine. Nii et ja muidugi Nikolai Reek, kes juhtis Landeswehri sõjas operatiivtegevust, teadis väga hästi, et mida sakslased ründavad ja nii puht juhuslikult suunas sinna kõige suurema jõuga. Muideks peale Landeswehri sõda toimus Landeswehri väiksed ümbermuudatused ja alates 11. augustist on vana 3. diviis ja Balti Landeswehr jälle taga ühe sama rinde taga ja ühe sama vastase vastu. Nii et kuigi me nüüd ei tea, kui palju 3. diviisi kõige äärmised mehed suhtlesid oma parema tiivaga, aga tõenäoliselt läbi käidi rinde olukorras. Ja mõneti ka see Landeswehri sõjategevus hiljem Latkalas ja Latkala vabastamises põhimõtteliselt nagu natuke rehabiliteerib neid siis ka teiste lätlaste silmis. Natuke nagu pilte. Siin näevad juba sõdurid välja nagu juba sõdurid. Kalevlaste Malev, kuulipildaja kompani. Soomusauto Vanapagan, veel koledama soomusauto, aga töötas ka väga hästi. See, kes peast välja kiikab, kelle pea on näha, on siis alamkapten Peeter Feofanov, muideks rahvuselt venelane, vabaduslisti kavaler. Ja oli siis soomusauto Vanapagana ülemaks. Nii. Siin on siis Mulina kamp, ehk siis soomusvangide dessantmeeskond. See on tehtud siis peale Võnnu lahingut, enne seda, kui nad asusid Võnnualt ära minema. Augustiks, ütleme niimoodi, rindeolukord suhteliselt stabiliseerub. Põhjarindel, eks Virurindel Eesti väed jäävad, nagu näha ka siis Narvast üleval poole, Loodaarmee üksused on allpool. Ja kui ma enne mainisin siin, kus siin siis Landeswehr asub, siis Landeswehr hakkas siit pihta, Eesti üksused olid siin. Nii et selles mõttes augustiks on olukord selles mõttes rahunenud ja esmakordselt ka Nõukogude Venemaa ja Eestimaa peavad ka läbi rääkimisi selles mõttes ka rahu osas. Ja üks viimane asi, mida siis ette võetakse, on see, on novembris 1919 siis Loodaarmee asub oma suurele pealetungile Petrogradi suunas, mis kahjuks 22. novembri seisuga ebaõnnestub ja sealt taganetakse tagasi Eesti piiridesse. Ja
väga kiiresti on sõja lõppu. Ja sõja lõpuks on siis olukord selline, et Eesti väed koos siis võitlusvõimliste loodearmee üksustega Viru rindel on siis alates Narva jõe siis suudmes või Narva jõesuust siis alla Vasknarvani. Ja Lõuna-Eestis on siis väed alates siis Velika jõe suunalt siis kuni siis Alukšneni. Ja vähemalt Lõuna-Eestis nimetumisväärset sõjategevust alates septembrist kuni sõja lõpuni tegelikult ei toimugi. Mõlemad pooled istuvad oma kindlustatud positsioonidega, aga põhiline siis sõjaline tegevus kandub Narva esisele ja Narva esisel peetakse maha ka vabadussõjad tõenäoliselt ühed verisemad ja kõige raskemad lahingud, sest et Punaarmee üritab, kui näiteks detsembris 1919 alustatakse rahu läbirääkimistest, Punaarmee üritab veel rindest läbi tungida, tegelikult siis sundida siis Eestit nagu parema rahu peale. Aga mis on reaalsus on see, et Eesti kaitseliinidest läbi tegelikult ei murta, sest et alates sellest hetkest, kui Narva jõejoon vabastati ja Lõuna-Eestis jõuti siis Petserimaa piirideni, siis rööbiti alustati ka mõlemas piirkonnas ka kindlustuste rajamist. Nii et kui me räägime hilisemast Tartu rahu piirist, siis see Tartu rahu piir on sõna otseses mõttes esimene traattõke. Et ma võin kummutada ka ühte müüti, aga selles mõttes Petseri maakonna enda kätte nõudmine on sellepärast, et sõjavägi tahtis seda. Sest et see ei anna ära piirikindlustusi, mis oled just loonud. Nii. Palju mul veel aega on? 5 minutit või? Palju sa rääkida tahad? Räägin natukene tervishoiu puhul, räägin natuke siis sellest nagu üleüldisest asjast. Ehk siis vabadussõda tuleb võtta nagu selles otses mõttes nagu Eesti rahvasõjana. Ja nüüd on see nagu, see Eesti tuleb nüüd teha nagu väikseks. Või parandan, suure tähega Eesti. Ehk siis sinna Eesti alla kuuluvad sul eestlased, venelased, baltisakslased, saarlased. No ma olen Hiiumaal, siis ma ei ütle niimoodi, et hiidlased ka. Jah, siin Surulaste järeltulija räägib. Või Sõrvelaste järeltulija. Ja kui me võtame nagu kogu selle vabadussõja armee, mis päeva lõpuks on 1. jaanuari seisuga 1920, on 85 000 meest ja naist. Metsik kogus. Paneme sinna juurde Kaitseliit, mis muideks tol ajal on kohustuslik organisatsioon kõigile vanuses 16–60. Kui sa ei olnud sõjaväes, sa olid Kaitseliidus. Kui sa ei osalenud Kaitseliidu õppustel, sind arreteeriti, pidid maksma 250 marka trahvi, mis oli tol ajal keskmine töölise palk ja sind saadeti rindele. Need on 20% tervest Eesti elanikkonnast on otseselt või kaudselt seotud sõjategevusega. Kas siis otse rindelt või tagala toetusega. Ja kui mõtleme kogu selle Eesti rahvastiku siis nagu demograafia ette tol hetkel, meil on siis 88% on eestlased, siis on venelased, baltisakslased, poolakad, leedukad, lätlased, juudid, rannarootslased, prantslased, ilma naljata, meil olid prantslased sõjaväelased Eesti sõjaväe koosseisus. Umbes 10. No soomlased ka veel, kes olid Eesti Vabariigi kodanikud. Et selles mõttes see kogu see kes oli Eesti Vabariigi kodanik, see sõdis Eesti sõjaväes või pidi sõdima Eesti sõjaväes. Nii et selles mõttes ta võtab nagu kõik asjad kokku. Ja mis on nagu ka, mille eest nagu võideldi? Ühed poolt see on Eesti riiklik iseseisvusest, teiselt poolt on ka see, et see komm, mida ka siis hiljem kasutava kogu välja viskas, oli ka see, et vabadussõja osavõtnutele jagatakse tasuta maad või siis antakse maad odavama hinnaga või alla turuhinna.
Lisaks kõigile kooliõpilastele ja kes jäid sinna vanusesse tasuta kooliharidus kuni ülikooli lõpetamiseni. Hüppame korraks aastast 1914. Eestis on, kui räägime ainult eestlastest, jätan korraks baltisakslased ja venelased mängust välja. Eestis on umbes 800 inimest, kellel on ülikooli haridus. Ülikoolis käimine on kallis. Ja selles mõttes, kui anda nagu noortele meestele nagu vau, okei, ma pidasin selle 11 kuud sõda vastu ja nüüd ma saan minna Tartu Ülikooli. See on nagu, võtke nagu lihtsalt ette 20. või 30. aastate Eesti kultuuri, teadustegelased, poliitikud, kõik muud sellised asjad, kes selleks hetkeks on jõudnud siin 30. eluaastatesse. Ja siis vaatad, õppursõdur, juunior, kooliõpilasena või koolipoisina vabadusse ja siis vaatad, Tartu Ülikool on esimene asi, Tallinna Ülikool või Tallinna Tehnikaülikool, kes on ärksamad lähevad Riiga, Riia Polütehnikumasse või Läti ülikooli, mis on muidugi alati on eestlaste lemmikülikool. By the way, kui te seda veel ei tea. Sest et Riia Polütehnikum oli odavam kui Tartu Ülikool. Enne 1914. aastat. Noh, see ongi see komm, mille pärast nagu mindi. Ja lisaks on nagu see, kui vaadata seda nagu väeliitmisena või see ühinemisprotsessi, siis võiks öelda, et ka see vabadussõda on ka selline, mis natukene liidab seda nii-öelda seda eestlasi kokku, et tasandab seda Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti erinevust ja ka natuke ka saarte erinevusi. Mis sest, et saarlased kukkusid veebruarist 1919 mässama, aga võib andeks anda neile vahetavahel mingeid asju. Et selles mõttes, et see vabadussõda on nii-öelda, Eesti Vabariik on sündinud vabadussõjast. Ja ta on sündinud sõjast. Ja viidates ka tänasele probleemile, mis meil on Ukrainas. Õppursõduritest ma juba siin üleüldiselt juba rääkisin. Õppursõduriteks siis samad juuniorid, kes hiljem saavad ülikooli hariduse muud. Umbes 3000, sest praktiliselt kõik, kes tol ajal käisid siis alates 6. kuni 8. klassini. Ja sinna õppursõdurite alla läksid ka ülikooli esmakursuslased. Nii et selles mõttes see on nagu päris hea. Ja siin on üks selline, minu nagu selle jutu nagu heaks kinnituseks on selline tolleaegne hea siis otsus või määrus, et mobilisatsioonijaaskonna ülema kohusetäitja küsib, et riigi teate number 1 avaldatud ajutise valitsuse sõjaväe kokkukutsumise seaduse järele peavad ainult Eesti ohvitserid ja Eesti soost ohvitserid, kes enne Eesti sõjaväes vägedes ei teeninud, oma polkudesse ilmuma ehk väeosadesse astuma. Vabariigi piirides on palju endisi Vene ohvitserisi, baltisakside venelasi, kes ei soovi Balti grupes ega Põhja-armees teenida. Palun teie seletust nende ohvitseride kohta. See räägib nüüd ainult ohvitseridest. Ja kõrval on tolleaegse peastaabi ülema resolutsioon. Eesti väes peavad teenima kõik Eesti Vabariigi alamad punkt, olenemata ükskõik mis rahvusest. Nii et rääkides nagu sellest. Nii natuke nagu välisabist siin kes meil käisid ka siis läbi Briti laevastik, kus ma rääkisin, pluss puhtalt veel laenud ja sõjavarustus, lisaks Soome vabatahtlikud ja Taani vabatahtlikud koos oma medpersonaliga, Rootsi vabatahtlikud, kes ei olnud väga edukad vabadussõjas, aga jätsid väga märgilise märgi Eesti vabadussõja mütoloogiasse. Rootslaste au päästab ära kapten Einar Lundborg, kes olid kurikuulsa või kuulsa soomusauto Kalevipoja ülemaks. Ülejäänud Rootsi vabatahtlikute puhul nende sõjaline väärtus oli suhteliselt nullilähedane. Lisaks Põhja-Läti brigaad ehk siis Eesti sõjaväe koosseisus siis Läti üksused, mis moodustati nii Läti vabatahtlikest kui ka siis Läti sõjavangidest ja hiljem ka Läti aladel mobiliseeritutest. Nendest hiljemsest Põhja-Läti brigaadist saab siis lätlaste teine Vitseme diviis. Ja vähemusrahvastest ma juba tegelikult käisin siin üle. Lihtsalt baltisakslaste juurde ma korraks tulen tagasi, siis nad on mu lemmikud miski pärast. Siis erinevalt teistest vähemusrahvastel, siis baltisakslastel oli
omaette üksused, mis osalesid sõjategevuses, Balti pataljon või Baltani regiment ja Tallinna 3. kaitsepataljon. Tegelikult oli veel 2 üksust, aga need on põhimõtteliselt seotud Balti pataljoniga. Balti sakslased elasid tolle hetkel Eestis umbes 18 000 inimest, nendest umbes 2000 käib läbi Eesti sõjaväe. Kui võtate nagu summa summarum, siis protsentid rohkem kui eestlasi. Aga see on lihtsalt, kuidas vaadata statistikale otsa. Siin ka pilt natuke nendest. Nii, ma olen hästi pikalt teemal, sest et jõuame päris. Ma tead, siin läheb pikalt. Natuke pilte. Sama siis Mulina kamp, Eesti Ratsavägi Laura Alevis Petserimaal, Scouts-pataljonide maakuulajad või siis luurajad, esimese jalaväepolgu kaevikud. Esimene jalaväepolk on see huvitav jalaväepolk Eesti Vabadussõjas, kelle põhienamus meestest tuleb Läänemaalt, Eelika, Hiiumaa ja Põhja-Eesti. Vabadussõjas siis nagu tandem, kindral Laidoner ja kindral Soots, kes olid siis sõjaväed ülemjuhatajaks ja Soots oli siis ülemjuhataja staabi ülemaks, siis nende 2 mehe juhtimisel käis kogu see sõjategevus. Mitmekülgne merejõudude juhataja, kontradmiral Juhan Pitka, kelle kohta siiamaani igal Eesti ajaloolas on omaette arvamus temast. Natuke Eesti soomusrongidest, see on siis tehtud Riias. Natuke jällegi soomusautosi. Nii, kõige viimane slaid. Kaotused. Räägime ära siis ka siis sõja nagu siis selle Kurvamäe poole. Vabadusse hetkeseisuga see number on meil 6800. Miks ma ütlen see hetkeseisuga? Sellepärast, et iga aasta tuleb neid natuke ikka juurde. 2 aastat tagasi leidsime Põhja-Lätist veel ühed tundmatud mehed, keda me ei teadnud, et nad Vabadussõjas on hukkunud, sest et ei olnud kuskil märget nende kohta, et nad on siin maetud, nii et see number võib veel tõusta. Need, kes on sinna salaskriivasse maetud. Näiteks, need kõige uuemad Vabadussõjas kaotused. Tuues lihtsalt Patrikule viihjaks. Haavatuid oli umbes 14 000, kellest siis umbes 2000 jäid ka invaliidideks. Invaliididel oli kuni siis, vähemalt siin nii-öelda kuni siis okupatsioonijõud võimudeni 1940 aastani, tasuta bussisõit, tasuta ühiskondlik transport Eestis igale poole. Lisaks ka riik hoolitses invaliidide eest päris hästi, lisaks ka nendele eraldi moodustati ka veel sanatooriumid. Punaarmee kaotused on hinnanguliselt 15 kuni 20 000 surnutena umbes sama palju kui mitte rohkem haavatutena, sest Punaarmee kohta meil tegelikult andmestik puudub. Punaarmee endalgi puudub see andmestik ja vabadussõjal ei olnud kombeks vastase langenud väga lugeda. Et kui ma võtan ühe näiteks väikse lahingu episoodi Käravete mõisa all, siis sinna mõisa põldudele jäi lammama 70 surnut ja 50 haavatut. Siiamaani ootan ühte massi audaselt. Landesveri sõjas või Landesveri poolt hukkub umbes 400 ja pluss umbes teadmata kadunud. Loodarmee täpselt kaotused on täiesti teadmata, kuigi arvestades Loodarmee sõjalist edukust siis, või ka kampaaniaid, siis see on umbes suurusjärk Eesti sõjaväega. Loodarmee on üleüldiselt väga vilets arvude üleskirjutaja, sest et vaatamata paljudele staabiohvitseridele, väga suurele staabiohvitseride kogemustele, mis Loodarmees oli, ei suutnud oma majapidamist korras hoida. Aga jah, kahjuks me teame tüüfusepideemia tõttu hukkunuid Eestis 1920. aastal, see on umbes 8500 inimest. Enamik neist siis Loodarmee sõdurid ja Eestisse põgenenud sõjapõgenikud. Näiteks
kui te mäletate, meil oli kunagi koroonaepideemia, siis mõelge selle peale, Viru maakond oli kuulutati karantiintsooniks, kust lahkumine ilma loata võis tähendada sinu koha peal maha laskmisega. Nii et selles mõttes võeti asjale nagu väga suhteliselt karmid. Ja selles mõttes võtab ka seesama viimane pilt nagu selle vabadusse nagu mõõti nagu kaotused kokku. See on 3 ohvitseri. Alamkapten Jüri Ratassepp, Robert ikka mul on valesti siin. Ühesõnaga, Tiilmann on seal keskel, Robert Tiilmann ja Reinhold Sobolotni on siin kõige ääres. Nad on 3 parimat sõpra. Kõige esimesena läheb Tiilmann, kes saab rasket haavata enne Tartu. Umbes 2 päeva peale see pildi tegemist. Ja sureb 2. veebruaril Tartu sõjaväehaiglas. Jüri Ratassepp 23. jaanuaril langeb lahingus ja umbes täpselt samas positsioonis on tehtud uuesti Sobolotnest pilt ja siis on siuke, mida kutsume nagu miljoni miili vaateks, kus ongi, sa võid vaatad selle mehele silma, sa näed ainult tühjust. Ja see on tehtud Sangaste raudteejaamas enne Pajulahingu algust ja selleks hetkeks on tema kamraadid surnud. Üks on suremas. Ja kusjuures, et ta ise läheb ära 1. juulil 1919. Keskmine vanus 23. Nii et selles mõttes see sõda mõjutas palju. Nii, minu poolt on kõik. Ma läksin üle ajaga, ma rääkisin täpselt tundi aega täis. Nii, aga me täname väga. Teeme heast pausi ja Nii-öelda 10 minutit on aega, jättes kõrvale kõiksugused sisse- ja väljajuhatused. On siis see lugu, et Siim andis üldise tausta. Ja mida meie siin oleme nüüd ajanud viimased umbes 10 aastat, on see lugu, et Hiiumaa on ikkagi ainukene maakond, kus puudub vabadussõja mälestusmärk. Sellel on igasuguseid põhjuseid, miks seda siin ei ole, sest et enne seda ei olnud Hiiumaa ju eraldiseisev maakond, ta oli Läänemaa osa. Aga nii see on, et ainuke maakond, kus puudub vabadussõja mälestusmärk. Ja kui tavaliselt vabadussõja mälestusmärgile pannakse kas siis langenute või hukkunute või isegi haavatute nimed, siis aeg on nii palju edasi läinud, et enam ei ole mitte ühtegi vabadussõjas osalenud meest maailmas üldsegi elus. Viimane veteran oli Ants Ilus, tema vist suri 104 aastasena kusagil umbes 90ndate lõpus, kui ma nüüd väga ei eksi. 2006. Näed sa, 2006 hoopis. Igal juhul. Ühesõnaga, aga tänaseks on sellest 2006. aastast ka juba pea 20 aastat möödas. Ja nüüd on siis selge, et peaks üle lugema tegelikult kõik, kes Hiiumaalt päritud on, kes Hiiumaa kuidagi seotud on ja nende nimed siis sellele mälestusmärgile kandma. Uurimisvõimalused on olemas. Ajalootunnis võib-olla teile on räägitud ka, eks ole, suurepärane saaga keskkond, Rahvusarhiiv, mida peab, kus on olemas enam-vähem kogu materjal digiteeritud kujul Eesti ajaloo kohta, sealhulgas vabadussõja kohta, pine ainult ja kliki ja klõpse ja saad selle info kätte. Mitte, et see lihtne oleks, aga teoreetiliselt on see hõlpsalt võimalik. Ja nii-öelda iga okas loeb, mis on ka ju tänapäeva kaitseväe õppuste üks põhimõte, et kõik mehed tuleb üle lugeda, kõik on olulisemad, mõned on tähtsamad kui teised, aga ükski pole halvem või parem kui teine. Ja kes me siis katsume sinna nimekirja panna? Need, kes on Hiiumaal sündinud, need, kes olid Hiiumaal hingekirjas. Siin on see erisus on see, et tänapäeva mõistes ütleme, hingekiri võib olla midagi sarnast, nagu on sissekirjutus, eks ole. Et sa võid elada Tallinnas, aga sa oled sisse kirjutatud Hiiumaale. Sellepärast, et praamipilet on autoga üle sõites odavam. Ja ega tollal tehti seda sama asja, eks ole, et sa elasid Tallinnas, sa olid Hiiumaal hingekirjas, mitte küll ilmselt maksudest kõrvale hiilimise või maksude optimeerimise või mitte sellistel põhjustel, pigem oli see lihtsalt puhas laiskus, et sa ei viitsinud hakata
bürokraatiaga jantima, et ennast ümber tõsta. Mis tähtsus sellel on lõpuks, kus ma hingekirjas olen? Seetõttu ongi päris palju seal nimekirjas neid mehi, kes on elavad de facto mandril, peaasjalikult siis Tallinnas või Haapsalus, aga on Hiiumaal hingekirjas. Ja on ka siis mõned sellised mehed, kes on Hiiumaalt mobiliseeritud, kuid ei ole tegelikult hiidlased. Neid on suhteliselt vähe, sellepärast, et kui vaadata Hiiumaa elanikkonna liikumist või dünaamikat, siis peaasjalikult on siit alati ära mindud sisseränne, ütleme kuni 40, möödunud sajandi 40-ndateni või siis pärast teist ilmasõda oli praktiliselt olematu. Noh, ja siin on siis lihtsalt klassifikatsioon selle kohta, mida me loeme vabadussõjas osalemiseks. Et ajaperioodid siis vabadussõja algusest 28. novembrist 1918 kuni siis vaherahuni 3. jaanuar 1920. Et kui sa sel ajal olid sõjaväes, ehk siis tolle nimetusega rahvaväes, viisil või teisel, või olid sa teenisid mõnel vastaval ametikohal, siis sa oled selles nimekirjas sees. Andmed, mis me kogume, on siis põhjusmõtteliselt isikuandmed, sünniandmed, surmaandmed, nimemuutused. Lisaks me käisime nüüd möödunud suvi üle ka kõik Hiiumaa kalmistud, inventeerisime ära hauaplatsid, tegime neist fotod, paneme need ka sinna andmebaasi üles. Kogu sõjaväeteenistuse kohta käib info Tsariarmees, vabadussõjas hiljem, pluss siis kogu muu pudru-mudru fotod, mälestused, memuaarid, särgid, värgid. Nii, 1729 meest on nimekirjas, aga see nimekiri veel, ütleme, eile saadud info valguses veel täieneb, üks 10 mehe jagu, nii et võib-olla me räägime kusagil 1740 mehest umbes kokku. 13 meest hiidlastest on Vabadusristi kavalerid. Kuidas sa Siim ütled, see on siis kõrgem autasu põhimõtteliselt, mis kõrgem sõjaline aud, jah, seal on küll erinevad, eks ole, klassid ja kategooriad, aga 13 hiidlast said siis selle kõrgema aumärgi. Langes 61 Hiiumaalt päritud meest ja nagu öeldud, töö käib sellega jätkuvalt, aga me ütleme, et kui meil 1700 tolle seisuga, eks ole, 29 mehest on ainult 55 mehe surmainfo teadmata, siis meil on päris hästi see materjalil läbi töötatud. On sott enam-vähem selge, mis neist ka pärast vabadussõda sai. Ja siis, nagu näha, siis 609 on maetud Hiiumaale. Praeguse info seisuga siis ligi 500 hauda on veel leitavad ja on meil ka ilusasti üle pildistada. Ja nüüd on teine asi, eks ole, lisaks vabadussõjale on meil ka teine projekt töös, ehk siis teises maailmasõjas osalenud hiidlased. Ja kui vabadussõda puudutas Hiiumaad suhteliselt vähe ja ka esimene maailmasõda puudutas Hiiumaad selles mõttes suhteliselt vähe, et mehi küll mobiti, aga siin praktiliselt ei toimunud mitte ühtegi lahingut. Nipet-näpet oli, aga suhteliselt vähe. Teine maailmasõda puudutas juba oluliselt rohkem. Ühelt poolt, eks ole, siis lahingtegevuse poole pealt, teiselt poolelt ka see, et kui palju mehi erinevates sõja osapooltes siis mobiliseerituna või vabatahtlikuna osales. Jõuti kõikjale, nii nagu ikka, teeniti Punaarmees, Saksa sõjaväes, Soome sõjaväes, üks mees ka Norra sõjaväes, lisaks on ka veel paljude teiste liitlasriikide sõjavägedes teeninud mehi. Ja jällegi iga aukas loeb, katsume need ka üle lugeda. Aga siin me oleme täiesti selles mõttes veel alguses, et meil on olemas küll esmane nimekiri, mida ei ole siis koostanud meie, vaid Mägi Otto tegi selle otsa lahti kunagi juba selle sajandi alguses ja laias laastus selle info pealt on siis ka seal Perde kiriku kõrval, eks ole, poisimonumendile need nimed graveeritud. Aga aeg on edasi läinud, meil on tulnud uusi teadmisi juurde, kes osalesid teises ilmasõjas ja meil on tulnud ka uut infot nende meeste kohta ja lõppeks ei ole kogu see informatsioon antud hetkel praegu seal veebiajastul liiga mugavalt kättesaadav. Mistap me nüüd ühesõnaga paneme kogu selle informatsiooni ka pisut paremini töödeldavale, paremini arusaadavale, paremini hoomatavale kujule. Nagu ma näen, siin on töö käib, eks ole, et meil on praegu 1917 nime on teada, andmebaasi on heal juhul sisse kantud 520. Aga võib-olla jaanipäevaks me saame juba selle
need 1917 meest sisse kanda ja siis hakkame sinna infot lisama. Ja nüüd kõige viimane ja kõige olulisem slaid tegelikult minu lühikese jutu juures on see, et minge nüüd ilusasti kipad-kapad koju, kui kool läbi saab. Rääkige kodus. Tutvuge kõigepealt nende linkidega. See on väga lihtne aadress, eks ole, hiidlased.ee. Vaadake internetis seal ringi, kas teie esivanem või muud sugulased on seal juba nimekirjas sees. Kas me oleme sinna kirja pannud tema kohta mälestusi, memuaare, kas on olemas pilti, eriti mida vanem pilt, seda parem, eks ole, olgu siis vabadussõja aegne või siis see, kes osales teises maailmasõjas, siis teise maailmasõja aegne. Kas on veel midagi huvitavat ühe sõnaga öelda tema kohta, mida meil seal ei ole. Nagu öeldud, see teise maailmasõja nimekiri on suhteliselt lahja veel, aga sellega töö käib. No ja kui teil on midagi huvitavat meile öelda, siis minu meiliaadress on siin ja Ennu meiliaadress on allpool. Et andke meile teada, me paneme kogu selle info sinna kirja ja oleme lisaks kõigele veel väga tänulikud ka. Nii, kell on 16.02. Nii et 3 minutit on aega. Kes tahab küsida, siis küsige. Õnneks ei taha, väga hea. Jah. Just. Suur tänu. Aitäh.